aga siit nad tulevad, Pärnu Vaprus ja täna valges vormis mängiv Nõmme Kalju. Ja siit tuleb esimene, 1,5 minutit mängitud, kui Kalju lükkab esimese värava võrku ja nii kiirelt kohe algab see mäng sellega, et kodumeeskond jääb. Sinjavski, Klein siis enne kõike ja loomulikult Pürk ka, aga tema on juba suhteliselt kogenud. Toometi löök tuleb ja tuleb 2-0. Ja Janar Toomet 10 minuti möödudes viib juba 2-0 Nõmme Kalju juhtima selles kohtumises ning praegu on küll suhteliselt jalutuskäik pargis olnud ikkagi kaljukate jaoks see mäng. Sealt võimalik, et on kohe tulemas selle hooaja esimene pakk. Ja sealt tuleb kolmas meiegi mängus, 35. minut ning tagumisest postist Igor Subbotin oli Vainu kõhklev natukene väljatulekul ning Subbotin paneb palli tagumisse ristnurka ja 3-0 juhib juba Nõmme Kalju Pärnu Vapruse vastu, kui suts üle poole tunni mängitud ja vaatame, kas Teeleš suudab särada või lööb Vunk ära. Ja Teeleš tõrjub ja uuesti löök ja sealt tuleb ikkagi ära. Vunk teisel katsel parandab ning lööb siit pärnakate poolt ühe värava tagasi. Teeleš penalti võtab ära, aga tõrjus Vungile ikkagi nii palju hästi jala peale selle palli. Pool pead vähemalt pikem kui mitte peajagu ja kehavõitlus päris kõva, kui nüüd siin pall värava all lahti endiselt ja ikka lahti ja tuleb sealt peale löök ja veel kõva rüsin ja pall väravas ja kellele see nüüd lõpuks läheb, ei teagi, aga ikkagi siit lõpuks siis läheb see nii, et lükatakse Vainu väravasse ja Pärnu mehed on seal kõik kohe oma väravavahti kaitsmas. Aga värav loeb ja on seda ümber pöörata juba pärnakatel ülimalt raske. Ei taha öelda võimatu, jalgpallis on nähtud igasuguseid asju ja siit on nüüd šanss tekkimas ja siit tuleb kohe üks tagasi. Ja tuleb kohe üks tagasi ning endiselt on veel mängu ja Rasmus Peetson annab au. Jalg on valus küll ja väga rõõmustada ei saa, aga Rasmus Peetsonil Pärnu eest värav kirjas ja 4-2, nii et vara hakkasin rääkima. Lasi Kalju, Robert Kirss nüüd õige pea sekkub mängu, nii et Pavel Londak, varu väravavaht, Kaldkriips, väravavahtide treener. Ainsana veel jääb ja siit tuleb 5 ka Nõmme Kaljule, kui Klein pärast Elhi head senderdust on see, kes lükkab ära. Noor mees, keda mängib veel tagasi ja nüüd tuleb Mööl ise ja lööb sealt ja sealt tuleb ja sealt tulebki palju õnne Karl Mööl värava puhul ja sünnipäeva puhul kah ning 6 tuleb siit. Nii et 6 tükki on ikkagi löönud nüüd. Saab Elhi siin Neemele käest veel verbaalselt vastu pead ka natukene, aga kohtumine on lõppenud ning Elhi kohe vabandab ka, et ma tahtsin hoopis niimoodi teistmoodi anda, aga ei ole hullu.